Nüüd aga eesootavast suvest. Juba mitu aastat on tõusev trend puhkusmatkaautodega, nende rentimine ning lausa elamuna kasutamine. Anname selleks vihjeid. Matkaautod on muutunud järjest populaarsemaks ka Eestis. Viimase 2-3 aasta jooksul on nii uute matkaautode registreerimiste arv Eestis kui ka siis inimeste huvi matkaautot kasutada siis nagu puhkamiseks, rentida seda või siis endale soetada on kasvanud oluliselt. Miks see nii on juhtunud? Kas lihtsalt inimesed on selle leidnud või see on tõesti selline uus ja huvitav ja põnev trend puhkuse veetmiseks? No kui me vaatame maailma praktikat, siis see ei ole üldse uus ja huvitav, vaid see on pigem niisugune aastakümnete pikkune traditsioon. Võib-olla Eestisse on ta jõudnud tõepoolest siin viimase 10-15 aasta jooksul. Tänaseks on turg arenenud ja inimeste huvi on tõepoolest kasvanud. Mida peab veel ütlema, et kindlasti on viimase paari aasta koroonapandeemia aidanud natukene selle turu arengule kaasa. Miks? Matkaautoga reisimisega sa väldid liigseid kontakte. Liigseid kontakte, mida sa saad muidu lennujaamas, rongijaamas, ühistranspordis, hotellis, hommikusega järjekorrast rügides ja nii edasi. Matkaautoga reisid oma perega. Motorhome on selles vallas tipptegija. Eelmisel aastal müüdi nende poolt 152 uut matkabussi. 6 aastat tegevust siin on Motorhome'is teinud vaieldamatud eksperdid selles vallas. Kuidas aga matkabussi valida? Valikukriteeriumeid on nagu mitmeid. Hakkame pihta sellest, et mitmekesi te soovite reisida, valdavalt olete te juba niisugune pensionile lähenev paarikene, kes enamus ajast reisib kahekesi, olete lastega pere, sellest tulenevalt siis auto kohtade arv, mitu kohta selles autos on, mitmekesi saate koos reisida, palju on seal magamiskohti ja sõidukohti. Järgmine kriteerium on loomulikult hinnatase, et matkaautode hinnad on ka erinevad. Samamoodi nagu on sõiduautodes erinevad hinnaklassid, on ka matkaautodel erinevad hinnaklassid. Matkaautode hinnad üldjuhul algavad seal kuskil 50-60 000 eurost ja lõpp on mitmesaja 000 euro juures. Motorhome pakub väga erinevaid marke matkabusse ja Haagis suvilaid. Motorhome.ee siis esindab Eestis 5 erinevat matkaauto tootjat. Oleme siis maaletoojad ja edasimüüjad siin. Nii Eestis, mingil määral ka Lätis ja Soomes on meil oma siis nagu müügikanalid. 5 brändi, nagu ma ütlesin. Mobilveta, Itaalia toode, McLuis, Roller Team, siis on Saksa premium-klassi toode Frankia ja Rootsi samamoodi premium-klass Kabe. Need on need 5 brändi, mida meie Eestis esindame. No siin praegu me istume sinuga selles samas Mobiliveta bussis, mis on tegelikult ka üks uuemaid mudeleid. No siin sees istudes tundub küll, et oleks sattunud kuskile väga luksuslikku perekonna majja või korterisse. Et kas see ongi reaalsus? Kas need sellised ongi? Täpselt nii, et kõik on päris, mis te siin näete, see on päris. Jah, Mobilveta on olnud selline teeraja ja sellise disaini maailmas just matkaautode puhul, et nende selline brändi nimi Mobilveta disain ka ütleb, siis on see disain nende nagu kõige tugevam, ütleme üks tugevatest külgedest ja loomulikult ka funktsionaalsus. Et üldiselt uued matkaautod on kõik väga siukse kena ja esteetilise disainiga ja aegumatu disainiga, et kõige lihtsam tulla ja vaadata ja veenduda ise. Hakata üles lugema matkaautode võimalusi läheks siinkohal liiga pikaks. Absoluutselt kõik vajalik on autos eluks olemas. Kuidas ja mida siis ikkagi eelistada? Odavamad suvilad maksavad umbes sama palju kui korralik matkabuss. Matkaauto annab sulle võimaluse seda kohta, kus sa siis viibid, muuta, nii nagu sa ise soovid. Et sa ei pea käima kogu aeg ühe sama jõe ääres ja ühtede samade naabrite kõrval. Et sa oled täna siin, homme seal, vaata, kui lähed valid endale sellise koha, kus on juba muru ära niidetud, mitte ei hakka esimese asjana muru niitma. Kui matkaautot rentima hakata, siis peab hakkama juba praegu kindlasti kiirustama selleks, et endale vajalikke kuupäevasid paika saada. Jah, kui me räägime siin sellest suvest, teadlikumad rentijad teevad oma suveproneeringud juba tegelikult jõulude ajal ja isegi varem. Miks? Sest inimesed valdavalt ikkagi puhkavad siin kuskil jaanipäevast kuni augusti teise pooleni ja see on ka siis nagu matkaautode renditurul selline kõige kuumem hooaeg. Kuna meie
rendipark on suhteliselt suur, siis kindlasti ka veel on võimalik täna lahendusi leida klientidele ja lisaks meie enda autodele, mida me opereerime. Meil on ka suur ring selliseid lähedasi tuttavaid partnereid, kes siis ka vajadusel, kelle autosid ka me vajadusel saame klientidele välja pakkuda. Ja meie puhul me rendime autosid valdavalt koos täisvarustusega. Me ise nimetame seda niinimetatud kõik hinnas pakett. Mida see tähendab? See tähendab seda, et autos on kaasas kogu varustus, mis on sul selle mugavaks matkaks siis vajalik. Alates seal välimööblist, väligrillist, kuni voodipesude, tekkide, patjade, lauanõude, potide, pannide, kuni selleni välja. Kas matkaauto on ka investeering? Kui palju selles suunas vaadatakse? Kasutatakse seda siis võimalust, et rentida endale kuuluvat matkaautot kas siis oma sõpruskonnale või ka miks mitte suuremale ringile välja. Et selliseid investeeringuid on tehtud päris palju ja me oleme teinud ka koostööd inimestega, kes on meilt ostnud auto ja soovivad seda aeg-ajalt välja rentida. Me isegi aitame neid rentnike leidmisel, just eriti siin suvehooajaks. Tänasel päeval kasutatakse matkabusse palju näiteks kodukontoritena kuskil kaunis ja soojas kohas. Juhul, kui te olete matkal, on teenindusprobleemide korral kaetud kogu Euroopa ja korralik hooldus siin Eestis. Kes on need põhilised matkaauto, alusautode tootjad on Fiat, on Ford, on Mercedes, mingil määral Citroen. Need on siis need tootjad, kelle alusautode peale siis matkaautosid rajatakse. Ja see garantii ja hooldus käib ka täpselt samamoodi, et kui sul juhtub auto mootori või käiguosaga midagi või on vaja seda hooldada, siis sa pöördud selle margi esindusse. Kui sul on tegemist siis nagu auto elamuosa probleemiga, siis sa pöördud meie poole. Meil on oma töökoda, kus siis vajadusel kõik remondid, hooldused, parandused tehakse. Küsige ja proovige, matkabussiga puhkamine on nakkav ja sellest võib sõltuvus saada.